tere, armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, olen Ekstrasens kanaldaja, energiatöö õpetaja ja kutsun sind täna osa saama kaardi lugemisest, mis on sinu kaitseinglite sõnumid sulle täna. Saad valida 3 erineva kaardigrupi vahel, valites ühe neist kaunitest liblikatest. Esimene siis kuldne liblikas, teine valge ja 3. grupp hõbedane liblikas. Ja läheme kohe esimese kaardi lugemise juurde. Esiteks siis tulevad sõnumid sulle, kallis grupp number 1, kes sa valisid selle kauni kuldse liblika. Ma tunnen, et sul on ees midagi sellist, mida sa oled juba kaua aega valmistanud, küpsetanud, korraldanud, korrastanud. Ja täna vaatamegi siis, mida inglid selle kaua tehtud kaunikese teema kohta sulle tahavad märku anda. Esimene kaart tuleb siis sõnumiga, et on aeg lubada endal tunda kõiki tundeid tunnistada, kuulatada, mida sa tõeliselt tunned, kuna sinu tunnetel on väga väärtuslik panus sellesse kogemusse, et ükskõik, mida sa parasjagu tunned, seda on vaja julgeda ka väljendada, võib-olla panna see ka sellesse projekti mingil moel siis nagu kütuseks, et sinu tunded ei ole mitte sulle takistuseks, vaid iga tunne aitab sind edasi. Iga kord, kui sa jagad, mida sa tõeliselt tunned, siis see toob esiteks sulle suurema tugevuse, teiseks sa väestad seda olukorda. Ehk siis selline tõene, aus oma tunnete tunnetamine ja oma tunnete väljendamine aitab sind väga hästi edasi. Ja sellele vastandiks võiks siis olla see, et sa üritad kuidagi, et asjad näeksid paremad välja või tunduksid paremad, et sul on vaja olla lõpuni aus, et sa ei tee midagi ilusamaks või siis ka koledamaks, kui see tegelikult on, vaid et asjad on nii, nagu need parasjagu on, et aktsepteerid oma tundeid ja neid kogemusi. Ja sinu teiseks sõnumiks tuleb siis seoses sinu elukutsega või tööga, mida sa oled mõelnud teha. Et elu ütleb, et sinu unistuste töö ongi see, mida sa tunned, et sul on kutse. Enda sees on selline selge kutse, äratundmine, mida sa tahadki nii-öelda kas või hobina teha, et sellest võikski saada sinu tõeline ka sissetuleku allikas, et on tarvis ühendada oma südame teemad ja viis, kuidas me armastust teenime. Et üks viis, kuidas me võime mõelda, on see, et me teenime raha, teine viis on mõelda see, et me teenime inimkonda, aga kõige võimsam viis, mida mina olen ära tundnud, ongi teenida armastust, ehk siis mida armastus läbi meie tahab kogeda või maailmale kinkida või siia planeedile tuua. Ja kui sul on praegusel hetkel tunne, et ei ole kohe võimalik kõike seda täies mahus teha, mida sa tahad, et see sulle kohe sellist sissetulekut tooks, mis sul on tõesti südamega kooskõlas, siis ära lükka enne vana kaevu täis, kui uus kaev ehitatud ei ole. Ehk siis luba endal teha seda, mis sa praegu teed. Jätka sellega, aga sealt kõrvalt asu tegelema sellega, mis on tõesti sinu selline kõige suurem hingekutsumus ja kõige suurem hinge soov siia maailmasse tuua. Ja peainglitest tuleb sind toetama peaingel Metatron, kes palub, et korrasta oma mõtted, et palu, et algallikas saadaks sulle selget juhatust, et on aeg kanaldada ja vastu võtta enda jaoks. Mis see siis on, mida algallikas ja kõrgem plaan sulle ette näevad. Ja selleks on vaja olla hästi avatud kõrgematele energiatele. Selleks, et me saaksime olla hästi avatud kõrgematele energiatele, on tarvis luua esiteks tugevam maandus ja oma kehaga parem ühendus. Ja huvitav, et enne tuli sul siin
sõnum ka, et on vaja oma tundeid julgeda läbi tunda ja tunnistada endale, mida ma tõeliselt tunnen, ja see ongi siis keha kaudu tunnetatav. kui me mingit tunnet tunneme, siis see on ka kuidagi kehaliselt mingi aistinguna tavaliselt tuntav, on see siis vähemal määral või suuremal määral. mida tugevamad tunded, seda tugevamad on ka kehalised aistingud ja tugevad tunded aitavad meid alati läbi järgmisele arengutasemele. seega ei ole mõtet neid tundeid alla suruda, vaid õppida nimetama tundeid õigete nimetustega. ja tunnete teemal sa võid vaadata inglise keeles, on olemas selline tabel nagu Hawkins, kirjutatakse H-A-2-V K-I-N-S, Hawkinsi tabel, kus on välja toodud erinevad tunded, nende vibratsiooniline tase, neid on siis ka neid tunnete energeetilist voogu on ka siis masinatega mõõdetud. igal tundel on oma vibratsioon. ja selleks, et sa saaksid kogeda oma unistuste elu, sul on vaja julgeda kõik need madalama sageduslikud tunded ka endas vastu võtta ja integreerida, et sa ei hakka neile vastu. sest nii kui me mingile tundele vastu hakkame, siis see jääb püsima. et näiteks ma ei taha tunda viha, surun seda alla, siis tegelikult see viha ei kao kuhugi, ta jääb lihtsalt kas raku tasandile, kehasse pingena või tuleb ka selliste mingisuguste nagu stresside või pingetena või ka täiesti tundetusena esile. et tundetus ongi siis märk selle kohta, et me ei ole lubanud endal kõiki tundeid läbi tunda. ja selleks, et me saaksime nüüd nendesse kõrgematesse sagedustesse, milleks on rõõm ja armastus ja aktsepteerimine ja rahulolu ja valgustatuse kogemus, selleks on tarvis, et me ei keela endale tundeidki, kui need tulevad. me ei pea nendele tunnetele küll otseselt reageerima, et vot kui mul on viha, siis ma väsan millegagi, mitte seda. aga kui ma tunnen viha või ärevust või hirmu või abitust, siis ma luban endal selle koha endal läbi tunda, tunde tasandil. ma ei räägi sinna neid lugusid juurde, et oi, kus siis juhtus see, vaid keskendun lihtsalt puhtalt sellele tundele endale. ja kui ma olen selle tundega kontaktis, ma tunnen seda, see võib olla äärmiselt ebamugav, kui me oleme endale keelanud neid ebamugavaid tundeid, siis muidugi on, see võib olla lausa kõrvetav tunne või selline tunne, et tahaks ära põgeneda, aga kui lubada endale lihtsalt seda puhast tunnet tunda, siis kehas hakkavad aistingud muutuma, transformeeruma, siis me võib-olla saame tuttavaks mingi järgmise tundega, mis on olnud sellel eelneval tundel nii-öelda nagu all. ja niimoodi minnes järjest sügavamale oma tundekihtidest läbi, me valgustame oma keha ja me saame teadlikuks. ja teadvelolek on juba palju kõrgem vibratsioon, kui seda on näiteks ärevus või hirm või abituse tunne. ja teadveloleku tundes me hakkame kogema uut valgust enda sees ja niimoodi usaldades, et mul on turvaline tunda oma tunded läbi, me jõuame alati tagasi algallikasse, sest kõik tunded saavad maandatud. ja kui sul on selline tunne, et sul on keeruline neid tundeid niimoodi läbi tunnetada, siis sa võid tulla ka näiteks mu koduleheküljel on selline spetsiaalne internetiseminar nagu seda maanduse internetiseminar. sa võid sellel osaleda, kuulata, seal on nii teooria osa kui siis ka praktilised nõuanded, pluss siis ka väga praktiline meditatsioon, et oma keha tajudega taas tugevamasse kontakti jõuda. et keha ei valeta meile, keha räägib tõtt, aga see, kuidas me seda tõde
lahti tõlgendame, sõltub nüüd sellest, kui avatud on meie kõrgemad energiakeskused. See on siis esiteks südamekeskus, et oleks avatud. Ja läbi selle meditatsiooni, maanduse meditatsiooni sa saadki siis oma südame ja keha taas ühendada, sest kui su keha on pingeid täis, aga süda on suletud ja su kolmas silm ehk siis sinu ettekujutamise võime, sinu fantaasia liigub väga negatiivsetel radadel, siis sa ei näe tõde. Aga selleks, et sa saaksid näha tõde ja tajuda tõde ja taibata tõde, on tarvis avada oma süda ja oma keha, hoida hästi maandatuna. Ja siis, kui sa oled oma südamega ühenduses ja oled hästi maandatud, siis sa oled suuteline vastu võtma algallika juhatust, väga kõrgeid sagedusi, mis tähendab seda, et armastus hakkab sind juhatama. Ja tõde on alati armastus. Kui me jõuame tõeni välja, siis sellega kaasneb rahu ja stabiilsuse tunne. Et tõde võib tulla šokina, kui me oleme oma hirmuminana toimimas, ehk oleme samastunud selle iseendaga, kes ei ole südamega täielikus ühenduses. Ja sellised nii-öelda puudulikud valgusevood või energiavood kehas võivadki siis avalduda hirmude ja ärevusena. Nii et sinu ülesanne, sinu missioon praegusel hetkel ongi õppida siis mitte usaldama hirmu häält, usaldama ainult seda, mis toob sinusse rahu, enne ei jäta järele tõe otsimist, et tõde ilmutab ennast siis, kui me oleme piisavalt lõdvestunud, et meie süda ja mõistus saaksid rahus koostööd teha. Ja selle äraõppimine ongi meil kõikidel siin planeedil selline suur missioon, mitte ainult sina ei õpi, vaid väga paljud inimesed õpivad seda. Ja selle toetuseks on ka mul koduleheküljel olemas maagilise reiki internetikoolitused, kes soovib, saate ka selle kohta tulla lähemalt lugeda ja ennast harida, sest et väga paljud teemad meie elus on nii-öelda nõiaringides, korduvates karussellides, sellistes tsüklilistes samasugustes probleemikohtades, kuna meil on puudunud õige teave, kuidas saada õiget informatsiooni. Ja praegu sa võid appi paluda ka peaangel Metatroni, kes aitab su mõttetasandi puhastada, et su mõtted oleksid joonduses sinu südametarkusega ehk terviklikkusega. Algallikas suhtleb meiega läbi südame ja kui süda, mis on meie tõe ja elu portaal, ei ole mõistusega ühenduses ehk mõistus ei ole piisavalt rahunenud, et südant ära kuulata, vaid kuulab pigem seda egoplära, mis võib olla väga kõva häälega ja väga loogiline ja väga paljude põhjendustega, miks kõik ongi nii halvasti. Et kui mõistus on harjunud, on selline harjumus, sõltuvus valust, kannatustest, valukeha on väga aktiivne, siis on tarvis õppida ennast kõigepealt rahustama, lõdvestama, tasakaalustama ja maandama, et me ei jääks neid valukeha toitmise lugusid rohkem uskuma. Ja Metatron ongi siis selline meie enda kõrgema mina väljendus, mida nimetatakse siis peaingliteks. Tegelikult me oleme kõik omavahel universumis ühenduses ja peainglid on tegelikult osa meie enda kõrgema mina, ütleme siis toimimissüsteemist. Ja Metatroni energia aitab meil taas joonduda tõega. Et kui me oleme ka olnud, ütleme kas või terve elu või lausa mitmed elud joonduses pigem hirmuminaga ja pigem suletuse ja eraldatuse maailmaga, mida paljud nimetavad siis ka 3D reaalsuseks, et siis tulla 5D reaalsusesse ehk siis kõrgemate dimensioonidega ühendusse, on tarvis joonduda tõe ehk armastusega.
ja armastus ei ole siis siin tähenduses see, et ma tunnen kellegi suhtes mingit tõmmet, vaid armastus tähendab täielikku rahulikku usaldust elu suhtes. Armastus lubab asjadel olla, armastus aktsepteerib olukordi nii, nagu see on, nii et võib-olla ka üks sinu sellistest ärkamise võtmetest ongi aktsepteerimise õppimine, et sa õpid aktsepteerima olukordi nii, nagu need parasjagu on, aga sealjuures sa ei jää sellesse loosse kinni, et vot nii on ja nii jääbki, sest see on ka nii-öelda lühinägelik maailmapilt, sest kõik siin maailmas on pidevas muutumises. Kui me oleme kõrgemalt poolt juhatatud ehk armastuse ehk sinu enda kõrgema mina poolt sina oled juhatatud, siis armastus juhatab sulle elu, eluviisi, lahendused, vastused, mil moel sa saad elada nii, nagu sa tõeliselt armastad. See on meie kõikide sünniõigus, see on meie loomupärane anne, see on loomulik protsess, et me liigume pidevalt suuremasse armastusse ja on täiesti loomulik, et meie elu muutub iga päevaga aina paremaks. Aga et seda enda ellu integreerida, on meil tarvis ära õppida tervemõistuslikkus ja selleks ongi siis siin planeedil olemas vaimsed õpetajad, teejuhid, kes on ise oma südamega piisavalt ühenduses, et osata ka teisi juhatada nende enda südametega taas tugevamasse kontakti. Nii et siinjuures ei ole sul vaja mitte elust loobuda või kuidagi alla anda, et näed, mul ei tulegi välja, vaid on vaja justkui ennast uueks sünnitada, et praegu toimub sinu elus selline suurem uuesti sünd. Ja see uuesti sünd võibki juba praegu toimuda, et praegu ka, kui sa seda kaardilugemist kuulad ja teadvustad, kallis kuulaja, neid universaalseid tõdesid, mida ma praegu saan sinuga jagada. Aitäh, kallid inglid, et juhatate täpselt neid sõnumeid tooma. Et praegu, kui sa seda kuulad, siis sa võid juba aru saada ja mõista, et see, kuidas sa senini oled toiminud, selles on olnud mingisugune viga. Et see, kuidas sa oled õppinud toimima, et sa saad seda parandada. Sa saad ise ennast tõsta täiesti uude sagedusse läbi selle, et sa õpid võib-olla palvetama. Võib-olla sa nimetad seda taotluste loomiseks või unistustele keskendumiseks või enese tervendamiseks, kuidas iganes me seda protsessi nimetame, see kõik on alati suunaga üks tagasi suuremasse armastusse, tagasi valgusesse. Et see uuesti sünd ei pea tähendama, et sa kuidagi siit elust lahkud, vastupidi, sa juurdud oma südamesse just selles kohas, kus sa oled, sest elu ei ole teinud vigu. Elu on sind juhatanud täpselt läbi nende protsesside, mis sinu hingel on tarvis, et sa valiksid nüüd ärgata veelgi suuremasse armastusse. Teisisõnu, kõik need ebamugavused, kõik need sisemised vastupanud, vastukäivused, dilemmad on selleks, et sul tekiks huvi selle suhtes, aga kuidas saab paremini, kuidas saab elada nii, et ongi mõnusas voos olemine. Ja inglite sõnum on sulle siis see, et sinu selle uuesti sünni valgusesse võtmeks on prioritiseerimine. Et sa paned prioriteedid uuel moel paika. Et sinu heaolu on oluline ja see on sinu elus number 1 kohal, sest sul on vaja iseenda armastuse karikat täita kõigepealt. Et kuna selle planeedi
esiteks võnkesagedus muutub väga tihti ja meie isegi magnetpoolused siin liiguvad praegu väga võimsalt, siis ka väga suured tervendajad tegelevad igapäevaselt ka iseenda tervendamise aitamisega, et see ei tähenda seda, et ma teen nüüd ennast korda ja siis edasi ma ei pea enam midagi tegema, vaid nii nagu me peseme hommikuti, õhtuti hambaid selleks, et hammaste tervis püsiks võimalikult hea, samamoodi meil on vaja ka oma energiate eest hoolitseda. Nii et praegusel hetkel sinu ülesanne ongi siis mõista ja taibata, et sinu ühendus sinu südamega ehk armastusega ehk sellega, et sa elad seda elu, mis sulle meeldib, on kõige olulisem ja sellesse kogemusse on võimalik ennast samm-sammult aidata. Isegi kui praegusel hetkel see ei ole päris nii olnud, nagu sa oleksid tahtnud, siis elu aitab sind, inglid aitavad sind, Metatron aitab sulle tuua uued ideed, inspiratsiooni, juhatuse, kuidas seda protsessi samm-sammukeste haaval teha. Ei ole siis vaja kiirustada, vaid rahulikult pigem lõdvestuda ja enne tegutsemist ennast häälestada kõrgeimasse sagedusse, mis võimalik. Nii et see suur protsess, mida sa oled praegusel hetkel oma elus läbi tegemas, on sulle toetuseks. Ükskõik missugused ebamugavused või keerukused on üles tulnud, on sulle selleks, et sa kiirendaksid oma enese mina äratundmist, kes sa tõeliselt oled. Sa oled armastuse olend, sa oled valguse olend inimese kehastuses. Et sa oled palju võimsam kui see, mis sa senini oled arvanud. Nii et võta iga sellist nii-öelda komistuskohta või iga keerulisust kui enda abilist, mis suunab sind veelgi suuremasse kontakti oma tõelise väe ja oma tõeliste võimetega. Nii et inglid ütlevad, et ära karda seda protsessi. See kõik, mis su elus toimub, on täiuslik, see on jumalikult seatud. See on sulle võimalus selles kehastuses oma täide potentsiaali jõuda, elada oma kõrgema potentsiaali mina väljendusena ja kõik toetab sind. See kõik on sinu eluülesannet praegusel hetkel väga võimsalt toetav. Ja edasi sind juhatatakse samm-sammult, et ole tähelepanelik, et sa võtaksid endale aega. Ja kui sa oled inimene, kes räägib endale lugu, mul ei ole üldse aega, siis mis oleks, kui sa kasutaksid taotlust, mul on alati enda jaoks aega. Sest et see aeg on nii oluline, mil me täidame oma armastuse karikat. Kui armastuse karikas on täis, hakkab see üle ääre ajama ja meile tulevad need õiged inspiratsioonid ja juhatused palju kergemini. Nii et võta seda endasse panustamist kui investeeringut enda kõrgemasse tulevikku ja tea, et see sinu uuesti sünd, see uus sina ise on tõesti tõeline õnneseen, sest see, kes asub armastuse teenistusse, selle teenistusse asub ka armastus ja armastus juhatab sulle armastusküllas elu, just see, mida sa oled soovinud, nii et õnnistused sulle, kullake. Loodan, et sellest kaardi lugemisest oli sul abi. Aitäh, kallid inglid, üles tõusnud meistrid, kes te tulite meid toetama ja soovin sulle õnnistusküllast teekonda. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Ja läheme grupi number 2 lugemise juurde. Sina valisid selle kauni valge liblikakese. Ja valge liblikas võib ka tähistada seda, et sul on esivanemate poolt väga-väga suur toetus. Selles kehastuses sa oled väga imeliselt oma
juba lahkunud esiemade ja esiisade valvsa pilgu all nad väga hoolivad sinust, armastavad sind ja teiselt poolt loori aitavad sind suunata, et sul on selline suguvõsa toetus ülitugev, isegi kui sa neid selles kehastuses ei ole tundnud või isegi mitte näinud või sa isegi ei tea, kes need on olnud, see ei ole tähtis. Tähtis on see, et sa teaksid, et sa oled ülimalt hoitud ja sellel teekonnal, kus sa praegusel hetkel oled, sinu sõnadel on järjest suurem kaal, et mida sulle palutakse inglite poolt öelda, on see, et kui sa südamest midagi soovid, siis tea, et see on universumi poolt kuuldud. Sa oled nähtud, sa oled vastu võetud täpselt sellena, kes sa oled. Sa oled täiuslik täpselt sellena, kes sa oled ja sinu missioon praegusel hetkel ongi siis väga julgelt ja selgelt ja püstipäi tunnetada, mis on see, mida sa tõeliselt tahad. Mitte see, mida sa arvad, et sa peaksid tahtma või et mis sobib teistele ka, vaid see, et mida sina tahad. Sest et mul on tunne, et sa oled olnud selles kehastuses väga suur karmamustrite puhastaja, vabastaja ja sa oled nii-öelda puhastanud ja vabastanud ressursse nii enda kui järeltulevate põlvede kui kogu inimkonna jaoks palju suuremal määral, kui sa seda senini sellest isegi teadlik oled olnud, et sul on selline, nii nagu inimestel on pangakonto, kuhu raha koguneb, sul on selline hea karmakonto, kuhu on väga palju kogunenud ja inglid paluvad sul öelda, et hakka kasutama neid hüvesid, sest et see ei ole sulle sinna kogunenud ilmaasjata, et see kõik on sulle antud, et sa kasutaksid seda selles kehastuses siin planeedil. Ja planeet Maa tahab sulle kõike seda imelist tuua, mida sa vähegi soovid. Ja sa võid tellida nii endale, aga kogu inimkonnale sa võid küsida nii vaimseid varandusi ja väärtusi, aga ka maiseid väärtusi ja vahendeid selleks, et oma eluülesannet, oma hingemissiooni parimal moel ellu viia. Et see, kui sa oled läbinud siin suuri selliseid sisemise kasvuprotsesse ja väljakutseid, on olnud sulle tarvilik õppetundide jada, mis on sulle toonud väga palju vaimset varandust, et sa oskaksid nüüd, kui need sinu suured unistused täide hakkavad minema või ongi juba otsast hakanud ja nüüd see voog muudkui jätkub, et sa oskaksid hoida seda õiget kõrgema minana elamise eluhoiakut. Näiteks oled õppinud kannatlikkust, kaastundlikkust, heasüdamlikkust, et sa oskad neid ressursse, mis sulle nüüd tulevad, kasutada kõikide kõrgemaks hüvanguks, mitte siis ainult individuaalse isu täitmiseks, sest et kui me täidame ainult oma ego isusid, siis kauaks seda naudingut meile ei jää, et ego tavaliselt saab midagi, siis korraks on tore, aga siis see nauding justkui hajub, et tõeliselt suurt naudingut toob meile ikkagi see, kui me saame luua kogu inimkonna jaoks, kogu planeedi hüvanguks. Ja mul on tunne, et see, mida sa oled praegusel hetkel oma elus õppinud või kogenud, ongi siis sind õpetanud looma hästi kõrgel tasandil, hästi teadlikult kõikide hüvanguks, aga samas mitte enda heaolu ära unustades, et need kaks peaksid olema alati tasakaalus. Et see, et meil endal on hea ja täidetud ja toidetud ja tasakaalukas olemine ja et me pakume seda ka teistele, et mõlemad aspektid on võrdväärselt vajalikud.
et nii nagu meil on all 2 jalga ja on väga hea, kui need 2 jalga on ühepikkused, eks ole, et me saaksime korralikult käia ja joosta, et samamoodi siis on meie elus vajalik, et on nii andmine kui saamine tasakaalus. Ja inglid ütlevad, et sul on olnud natuke tasakaal väljas seoses sellega, et sa oled tahtnud hästi palju teistele luua, aga mida sina individuaalselt vajad või soovid, et seda tahab ka elu sulle tuua, et sul oleksid nii-öelda need jalad ühepikkused, et edasiliikumine oleks tasakaalus ja harmoonias. Nii et siinkohal tuleb meil lihtsalt teadvustada ja tunnetada ja aru saada sellest, et küsimine ei ole mitte halb, vaid see on vajalik. Ja üks asi on siis nagu otsustada, valida, mida sa soovid selle selge läbi endas ära tundmise kaudu. Aga teine asi on siis ka see, et kui me midagi küsime, siis meil on vaja seda energiat ka kehastada. Ja selle energia kehastamine tähendab seda, et kui sa midagi soovid, unistad millestki, siis sul on vaja lubada endasse neid tundeid, nagu see unistus juba olekski täide läinud. Ja hoida endas seda emotsiooni, seda tänulikkust, seda sisemist avatust ja rahu, nagu see oleks garanteeritud, et see kogemus tuleb, garanteeritud. Sest et jah, et siin, nagu ma ütlesin, su sõnadel ja mõtetel on hästi suur jõud. Ja kui sa selle mõtte ja tunde nüüd omavahel ühendad, siis sa muutud automaatselt magnetiks, mis toobki selle kogemuse sulle kohale. Teisisõnu, sa liigud sellesse paralleeluniversumisse, just sellele ajajoonele, sellesse reaalsuse kogemise punkti, ütleme siis nii, kus see kogemus juba eksisteerib, sest tegelikult on kõik reaalsused juba olemas. Sul on lugematu hulk võimalusi, millisesse reaalsusesse ennast sisse logida. Et näiteks ühes reaalsuses sa praegu hoopiski näiteks pikutad või sööd midagi või vaatad mingit mõttetust kuskilt, mis iganes kohast. Aga sa oled praegusel hetkel valinud tulla siia, et saada algallikalt ja inglitelt edasiseks juhatust. See näitab juba seda, et sa oled niivõrd teadlik, niivõrd kõrges energias, et sa saad aru, ja ilmselt sa juba oledki aru saanud, et sina lood enda reaalsust ja see reaalsus peegeldab sulle täpselt seda, milleks sa oled valmis. Näiteks kui sa ei ole absoluutselt teadlik sellest, et on olemas üldse mingid inglid või üldse mingi kõrgem juhatus, siis suure tõenäosusega need inimesed panid selle video juba ammu kinni. Aga kui sina seda videot praegusel hetkel vaatad, siis sa oled aru saanud, et sul on väga võimas valguse meeskond ja nagu ma ütlesin, siis mitte ainult kaitseinglid ja vaimsed teejuhid, vaid ka sinu esivanemate hinged tõesti hoiavad sulle pöialt ja võimalik, et just tänu mõnele sinu esivanema hingele sa praegu seda videot just praegu siin täna oledki sattunud vaatama, nii et sa tunned ilmselt selle kohaga ära, et kes võis sinu esivanematest sind saata seda kuulama. Ja mäleta seda, et see, mis on juhtunud meie esiemadega või esivanematega, ei ole sinu saatus. Et seda palutakse sulle ka edasi öelda, et sa ei pea nii palju keskenduma nende valule ja nende raskusele ja nende kannatustele, sest nemad tegid need kogemused ära, et sina saaksid selles elus kogeda hoopis teistsugust reaalsust ja neil on äraütlemata hea meel, et sul see võimalus on, nad on nii õnnelikud selle üle ja sa ei pea üldse nagu kuidagi süüdi tundma või halvasti, et
nemad nii kannatasid ja kuidas mina nüüd hakkan nii ilusat elu siin elama või unistama üldse. Et seda palutakse sul hästi hingele panna, et saada neile armastust, saada valgust ja saada õnnistust, et ka nemad järgmistes kehastustes saaksid samamoodi tulla hoopis teistsuguseid kogemusi kogema kui see, mis oli nende elusaatus enne sind. Et praegu soovitatakse sul siis aktsepteerida, et ükskõik mis mured või probleemid varasemalt on olnud, et oli, mis oli, me anname kõik tagasi algallikale, me anname kõik tagasi universumile, maaemale, me anname kõik kogemused, kõik need sündmused ja sündmustega kaasneva kogemuse, mida me võime nimetada illusoorseks maailmaks, me anname selle kõik vabaks. Et see, mis on tegelikkus, on armastus ja armastus tahab sulle tuua parimat. Et sa oled universumiga üks ja universum soovib sulle tuua kõike seda head, mida sina vähegi oled valmis vastu võtma. Ja kuidas seda vastuvõtlikkust siis suurendada, ongi arendades endas kaastunnet, arendades endas halastust, tänulikkust, usaldust, taotleda selgust. Kui tunned, et soovid rohkem selgust, siis võidki öelda, ma soovin rohkem selgust. Ma soovin aru saada, mis on see, mida ma tõeliselt soovin. Ma soovin mõista, mida armastus, Jumal, algallikas läbi minu soovib siia maailmasse tuua. Ja kui meie taotlused ühtivad terviklikkuse tahtega, siis see ongi meie saatus. Ja seda saatust aitab kogu universum, toetab sind, et sa sellesse kogemusse jõuaksid. Nii et sa ei pea arvama, et mina tahan küll ühte, aga universum tahab midagi muud, et selline eraldatus ja teadlikkus tuleb ka tagasi algallikale anda, kui sul peaks olema mingid kahtlused. Ja sinu ülesanne on hoida endas usku ja usaldust, sest sinu tee ongi usalduse ja usu tee, et sa usud sellesse, et elu tahab sulle parimat, siis elu saab sulle seda ka näitama hakata. Ja selleks me võimegi siis kasutada ka taotlusi, otsuseid, teadlikku valimist, mismoodi me elada tahame. Ja mul on kanaldatud ka üks selline raamat, mille nimeks on Soovin õnne. Seda saate ka raamatupoodidest praegu. Veel on mõned eksemplarid seal olemas. Ja sulle tuleb siit selline lõik, ma loen sulle ette. Just nüüd, selle ajastu hakul on ideaalne aeg, et vastavatele muudatustele tugev vundament luua. Pööripäeva hetkeks on väga kasulik oma teadvust tuua kõrgesse sagedusse. Sel maagilisel momendil on juba aastatuhanded teadjanaised ja mehed teinud pühasid rituaale, teades, et sellel päeval ja hetkel on palvel ja südame tahtel palju tugevam vägi kui ülejäänud aastal. See lõik annab mulle teada, et ükskõik millal seda kaardi lugemist vaatad, järgmine pööripäev, mis toimub, on sinu jaoks äärmiselt oluline, et sa selleks hetkeks oleksid enda sees teinud suurema inventuuri. Mis on see, missugust elu sa tahad elada, et vaata üle kõik eluvaldkonnad, oma töö, puhkus, eraelu, rahaasjad, kodu, ellusuhtumised ja universumi toetus sulle. Et praegu sulle on antud ettevalmistusperiood, et sa kasutaksid enne järgmist pööripäeva aega ja sõnastaksid oma taotlused või looksid visioonikaardi, kuidas keegi soovib oma tulevikuvisioonid enda jaoks salvestada, vaba valik, eks ole. Et võid ka koguda näiteks internetist pilte,
mis on selle õige meeleoluga või selliste kogemustega, mida sa tahad, et ükski tellimus ei ole liiga väike või liiga suur universumi arvates. Et see, mida sa tahad, seda soovibki elu sulle tuua, et sa tunned ära, mis on sinu tee läbi õige enesetunde. Kui sa keskendud mingile unistusele, mingile soovile, siis sul kaasneb sellega hea enesetunne, selline avar ja mõnus tunne, et jah, aitäh, seda ma soovin. Et sellised soovitused praegu inglite poolt. Oli rõõm sulle seda kaardilugemist kanaldada. Soovin sulle südamest maagilist, julget pealehakkamist oma elu loomisel. Võta endale aega rahulikult, et neid südamesoovide äratundmisi endas teha. Ja kui sa ei tea, kuidas oma südamega suhelda, siis mul on siin YouTube'is ka selline tasuta video nimega Võluvõti number 7, südamehääle kuulamine. Leia see video ja kasuta seda harjutust, kuniks sa oskad seda teha iseseisvalt. Ja harjuta ja õpi elama südame järgi, sest siis toetab sind terve universum, et sa saaksid kõike seda imelist siia maailmasse tuua ja luua, mida su hing on tahtnud siia kingituseks jätta läbi enda elu. Ole õnnistatud. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Jätke siia alla ka 2 südant, kes seda kaardi lugemist kuulas. Ja aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Ja läheme siis 3. lugemise juurde, kohe joon natuke vett. Tere, armas grupp number 3. Ma panen siia kõik need liblikakesed. Et mul on tunne, et sinu missioon praegusel hetkel, mida inglid paluvad öelda, ongi siis olla oma kogukonna või oma perekonna jaoks selline ühendav ja hoidev päikene. Et võimalik, et praegu teevad väga paljud su pereliikmed või kogukonna liikmed läbi sellist suuremat enesesse maandumist. Ja selleks, et see maandumine saaks toimida ja toimuda, on tarvis, et keegi oskab selles perekonnas aktsepteerida kõiki nii, nagu nad on, ilma hinnanguid andmata, ilma hukka mõistmata, ilma pahakspanuta või ilma sellise selja taga rääkimiseta, ütleme nii, et selline austav suhtumine, et sind palutakse, et sa oleksid praegusel hetkel oma kogukonna, oma perekonna, oma suhtlemistes, et sa oleksid see eeskuju, kuidas sa soovid, et inimkond edasi toimiks. Et see on sulle selline suur, kuidas ma ütlen, kas siis missioon või siis kingitus, mida sa oledki tulnud siia tooma, ongi selline terviklikkuse valgus, armastuse, valguse ja kaastunde kehastusena toimimine on sinu praeguse hetke põhiülesanne. Ja seda ülesannet aitab sul täita see, et sa oled enesekindel. Enesekindlusesse sa saad läbi selle, et sa usaldad armastuse tervendavat jõudu, usaldad, et see, kuidas sulle kõige rohkem meeldib olla, see on vajalik, see on oluline, sa oled täpselt selles kohas oma elus, kus sul ongi tarvis olla eeskujuks, et sa oled kutsutud elama ja olema
iseenda kõrgema olemuse väljendusena. Ja miks see on vajalik? Sest et nii nagu sa ette näitad, siis varem või hiljem liiguvad teised samuti sellisesse kõrgesse sagedusse kaasa. Isegi kui see alguses nii ei tundu ja võib-olla kohtud lausa sellise vastuseisu või pahakspanu või isegi naeruvääristamisena, siis tea, et need, keda naeruvääristatakse, kes on tõesti nemad ise, need on tegelikult geeniused, keda hiljem hakatakse kummardama. Et see on selline huvitav fenomen, mida ma olen oma elus täheldanud ja kui me vaatame erinevate geeniuste elulugusid läbi aastasadade, nii palju kui me teame, siis selliseid kuulsaid filosoofe, kunstnikke, inimesi, kes on muutnud inimkonna käekäiku palju humaansemaks, palju õiglasemaks, palju valgusküllasemaks, siis enamasti on selliseid inimesi alati varasemalt naeruvääristatud, põlatud, rääkimata siis sellest, et väga paljusid ka hukatud. Et see võib olla üks selline koht, mida sulle palutakse meelde tuletada, et kui sul on hirm enda lõpuni tõe väljendamise ees, see võib olla seotud sellega, et teistes kehastustes on toimunud väga vägivaldseid kogemusi sinu eelmiste kehastuste kehadega, sest sa oled tõele truuks jäänud, siis sa võid paluda, et inglid aitaksid need vanad blokeeringud ja hirmud nüüd sinu elust vabastada. Et see väga paljude suurte võimsate hingede saatus olnud. Paratamatult me tuleme väga pimedast ajastust. Ja see võib olnud olla üks põhjustest, miks tegelikult väga kõrge teadlikkusega inimesed ka praegusel hetkel siin planeedil on pigem vait, kui et väljendavad oma kõrgemat tõde. Sest et need vanad mälestused on endiselt olnud DNA-s. Need on olnud tajutavad kui blokid. Näiteks, et tahan küll kõneleda, aga tunnen, et kõrikeskus on nagu kinni nööritud. No ei saa öelda seda tõde, kuigi nii tahaks. See võib olla märguandeks selle kohta, et sul on eelmistes kehastustes kas pea maha rojutud, mis iganes. Me ei hakka nimetama, eks me kõik teame, mis eelmistes kehastustes on võinud toimuda, kes siin natukenegi ajalugu teab, eks ole. Et see, et varasemalt on nii olnud, ei tähenda seda, et sul peaks selles elus olema kannatusi, vaid inglid paluvad, et sina isiklikult paluksid universumilt nüüd oma DNA tasandi puhastust, korrastust, et sa saaksid elada vabalt hingates, vabalt ennast väljendades. See, et sa senini oled olnud nii palju lukus, kui sa oled olnud, ka see on olnud täiuslik. Ja see, et sa seda kaardi lugemist praegu vaatad ja võib-olla mõni inimene tunneb siit tõesti väga tugeva impulsina ära, et jah, midagi sellist võib olla juhtunud, miks ma ei ole ennast lõpuni väljendanud, siis see on sulle praegusel hetkel kutse. Leia endale see terapeut, see konstellatsioon, rännakuteraapia, meditatsioon, mis iganes sind kõnetab ja kutsub, mis saab aidata sul vabaneda surmahirmust või kannatuste hirmust, et sa saaksid tulla nüüd puhtasse eneseväljendusse. Usalda ja tea, et see on sinu elu ülesanne, mitte ainult siis ennast väljendada, vaid ka ennast puhastada. Mõistad?
ka see enesetervenduse samm on osa sinu elu ülesandest. Ja kui sa seda teed, siis see valmistab sind ette järgmiseks ülioluliseks elufaasiks, mis toob sulle täiesti uued kingitused, võimalused, ressursid, võimalikud sellised väga imelised saatuse pöörded, mille kohta sul praegu ei ole isegi aimugi. Nii-öelda väravate taga on see peidus olnud. Ja võib-olla tänu sellele, et sa oled praegu kogenud sellist suuremat seisakut enda elus, ongi selleks, et sul saaks isu täis sellisel moel olemisest. Ja et sa tahaksid tunda suuremat hingelist vabadust. Ja elu kutsubki siis sind praegusel hetkel vabastama ennast nendest piirangutest, mida me oleme teistes kehastustes endale seadnud ja tulla suuremasse sisemisse vabadusse. Ma ei ütle, et nii, nüüd vabasta ennast ja mine räägi nüüd oma tõde kõigile, ma ütlen, vabasta ennast kannatustest, sest kui sa ennast kannatuse reaalsusest ei vabasta, sa ei saa tegelikult teisi aidata. Ja sina, kes sa oled siin grupis number 3, kallis, mul on selline tunne, et sa oled nii heasüdamlik ja nii suuremeelne hing ja sa tahaksid väga paljusid aidata, kes siin planeetil on. Ja tea, et see, kui sa vabastad ennast nendest alateadlikest hirmudest, sa aitad vabaneda väga paljudel oma karmagrupis, oma kogukonnas, oma perekonnas, täpselt nendest jusudest. Sa võid näha väga suuri läbimurdeid teiste inimeste eludes, kellest sa väga palju hoolid, tänu sellele, et sa tervendad ennast. Läbi selle enesetervenduse vabastad teisi, kellega sul on varasemates kehastustes olnud loodud mingisugused nagu karmasidemed või hingesidemed, et karma ei pea tähendama mingi koledaid kogemusi, vaid see võib tähistada ka seda, et ka teiste hinged saavad palju rahulikumalt hingata, sest sina oled ennast vabastanud. Sinu hing on vaba ja ma ütlen, see hingeline vabadus on mingi selline kogemus, mida me ei saa isegi enne võimalik, et tahta, sest me ei tea, mis see on. Sest kui me oleme olnud terve elu puuris, siis see elu, mida tähendab olla hinges tõeliselt vaba, võib olla tõesti hiina keel, mis ma sulle praegu räägin. Aga ma võin sulle enda kogemusest kinnitada ja mida ma olen näinud väga paljude teiste inimeste eludes toimivat, on see, et kui me saame mingisugusest vanast lugude rägastikust endast vabaks, siis see avarus, siis see puhtus, selgus ja süütuse taipamine endas kingib niivõrd suure kerguse, mida ei olegi võimalik sõnadega ehk selliselt edasi anda, aga ma saan siinjuures Stellana kinnitada, et see, mida inglid sulle praegu soovitavad, on tõeliselt suure väärtusega. Hingeline vabadus, hirmude vabaks andmine, täielik vabanemine. Et me julgeme elada täies tões hirmuvabalt on midagi, mida me võiksime nimetada ka valgustatuseks või valgustatuse järgmiseks tasandiks või ülestõusu järgmiseks
tasandiks. Ja sellele tasandile jõudmiseks on tarvis esiteks tunnistada, et ma ikkagi hoian ennast mingis mõttes, mingites kogemustes tagasi. See näitab seda, et me oleme ikkagi mingis mõttes kammitsates olnud. Ja see ei tähenda seda, et sa oled kuidagi valesti teinud või valesti elanud. See oli loomulik enesekaitsemehhanism, mis sa endale oled loonud. Ja võib-olla sa arvad, et see on sellepärast, et see oli mul lapsepõlves nii või see oli sellepärast. Aga tegelikult need juurpõhjused, ka miks lapsepõlves mingid mustrid me endale võtame, on sellepärast, et need on eelmiste elude lahendamata kohad. Ja neid kohti me saame lahendada selles kehastuses, selleks, et sa järgmises kehastuses ei peaks enam nende tunnete kogemusi endale looma. Nii et praegu sinu elus ülesanne järgmine samm on pöörduda tagasi suuremasse rõõmu, siirasse rõõmu ja elama hingelises vabaduses, hingerahus, kus hing on rahulik. Vaatame, üks sõnum tahab siit veel tulla, Ingrid Kallikesed, mis on 3. grupile on siis sõnum, et avades ennast vabadusele, avaned sa, nagu ma ütlesin, juba enne siin anti see pilt, kordan selle veel, sul ei ole õrna aimugi, missuguseks su elu saab pöörduda peale selle vabanemisprotsessi tegemist. Aga sulle antakse inglite poolt teada, et see on väga õnnelik saatuse pööre. Sind on väga õnnelikud uued eluetapid ees ootamas, avanevad täiesti uued väravad. Praegu sinul on vaja need väravad teadlikult avada, teha läbi need protsessid, mida su hing praegu suunab sind tegema, kuniks sa tunned, et sa oled tõesti, et su hinges on suur sügav rahu ja seejärel antakse sulle need uued paketid, uued kogemused. Nii et praegu, eriti kui sa oled olnud siin pikalt nii-öelda nagu stagnatsioonis, sa ei saa aru, miks mingid asjad ei voola, ei liigu, siis see on see, mida inglid sulle ütlevad. See vanade kehastuste kannatuste või hukkamiste hirm, mis on jäänud, seda on tarvis puhastada, tagasi algallikale anda ja see avab sinu jaoks täiesti uued jumalikud kingitused. Nii et on preemiaid, väga palju preemiaid, kingitusi, mis on sind ees ootamas. Ja loodan, et sa said siit kaardi lugemisest endale üht-teist kasulikku. Ma soovin sulle südamest kõike head. Aitäh kuulamast, vaatamast, kommenteerimast. Ja aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Soovin teile kõikidele südamlikku vabaduse, meelerahu, hingerahu voogu. Aitäh, kallid inglid, aitäh, kallid valgusmaailma abilised, kes te tulite toetama selle kanalduse läbiviimist. Mina siitkohalt tänan ja järgmise korrani!